Tere! Tänases videos räägin ma teile, kuidas koostada võrrandit, kui on olemas tekstiülesanne. Ehk kuidas võrrandi abil tekstiülesanne ära lahendada. Esimese asjana, kui meil on tekstiülesanne, tuleb hoolikalt tutvuda antud tekstiga. Ja teha kindlaks, mida me teame ja mida meil teada tahetakse. Lugedes teksti teame me kindlalt kahte asja. Me teame, et esimeses vagunis on reisijaid 34 ja me teame, et kahes vagunis kokku on neid 60 ehk me saame kirja panna, et kokku on reisijaid 60 ehk võrdusmärgi järgi saame kirja panna 60. Ja nüüd on siis vaja otsustada, kas meil on võrrandis vaja kasutada liitmistehet või lahutamise tehet. Kuna on kokku ja meil on teada, et esimeses oli 34, siis järelikult on meil kindlasti puudu hetkel üks liidetav. Ja nüüd on siis tarvis teada saada, kui palju neid reisijaid oli teises vagunis. Selleks tuleb siis 60 lahutada 34. Ja saame teada, et teises vagunis on 26 reisijat. Saadud vastust kontrollime seekord peast, proovime, kas 26 pluss 34 annab meile 60, annab küll. Ja viimase asjana, kuna on tegemist tekstiülesandega, tuleb kirja panna vastus. Ja vastus on siis selline, et teises vagunis oli reisijaid 26. Lahendasime tekstülesande ära. Mida tahan rõhutada? Tahan rõhutada seda, et alati, kui sul on tekstülesanne, sul on vaja see lahendada, võta appi võrrand, aga esimese asjana tee kindlaks, mida sa tead ja mida sa ei tea. Ehk, mis on see tundmatu. Soovin sulle tekstidest arusaamiseks ja võrrandite koostamiseks ning nende lahendamiseks palju edu!